Joo tüübid! Ega mina ei ole väga palju geniaalsem kui teised meie YouTube'id, kes siiamaani teinud on, ehk ma ei osanud samuti midagi välja mõelda, mingid lahedat videot selle Eestiga seoses. Ja käes on juba pühapäev, ehk siis täna peab sõida välja tulema. Ehk ma nüüd siis räägin ka teile natukene Eestist või täpsemalt mina räägiksin teile täna, miks Eesti rahvas on halb rahvas. Mis on Eesti rahva miinused? Ma ütleks kohe alguses juba ära, et Eesti rahvas ei ole üks suur miinus nagu. Eesti rahval on väga-väga palju plusse ka. Lihtsalt ma mõtlesin, et ma siin videos nüüd räägin ainult nagu miinustest. Jätame plussid mulle teise videoks kunagi. Noh, alustame kohe näiteks sellest siin, et Eesti rahvas on siuke rahvas, kellel mitte miski mitte kunagi ei sobi. Kord talvel on väljas, ma ei tea, -10, -15 kraadi, siis kõik virisevad, et lihtsalt nii külm on, et ma tahaks täiega suve ja oot, ole vaid. Kord talvel, kui on näiteks, ma ei tea, -10, -15 kraadi väljas külma, siis kõik eestlased vinguvad, et miks väljas nii külm on, tahaks sooja, Eesti on nii nõme, siin on nii külm kogu aeg. Ja kui järsku on suvi ja on pluss 15-20 kraadi, siis jälle see, et lihtsalt kõik on nii palav, kõik on nii umbne, kõik on nii halb. Eestlased virisevad kõige kallal lihtsalt. See on väga halb. Ma ise olen samasugune, ma virisen ka kõige kallal, aga ma olengi eestlane. Calm down. Te kõik virisete karvatavasti. Teine asi, mis ma eestlaste juures tähele olen pannud, on see, et kui tänaval kõnnib mingisugune tuttav vastu, mingi vana tuttav pole näiteks tükk aega suhen, siis selle asemel lihtsalt tere öelda ja küsida, kuidas läheb. Eestlane paneb kõrvaklapid pähe, võtab telefoni kätte ja lihtsalt ignoreerib. Võiks lihtsalt vanu tuttavaid ka nagu respektida või nagu vanad tuttavatega võiks ka nagu rääkida lihtsalt. Üks asi on see teretamine, mida eestlased ei tee. Siis teine asi on veel see, et eestlane ei aita teist inimestega, teist eestlast. Kui ma uurisin nagu neid vigu eestlaste kohta netis, siis ma leidsin üks, et kellelgi oli siuke intsident, et kellelgi läks auto ees katki, keset tänavat, kitsas tänav oli, mööda ei saanud kuskilt minna. Ja siis, aga see on nagu tihti kasutatav tänav, ja siis sinna tekkis hästi suur ummik. Aga mitte keegi ummikust appi läinud, ainult see üks inimene, see, kes lõpuks kirjutas selle jutu netti, siis see üks inimene läks appi sellele inimesele, kelle auto läks katki. Aga kõik teised, mitte keegi, kõik virisesid, lasid tuutu, karjusid, sõimasid, aga mitte keegi ei tulnud autost välja ega ei läinud appi reaalselt nagu inimesele, et saaksid kõik edasi liikuda. See on nende kõigi enda huvides, aga eestlane lihtsalt ei viitsi mitte kunagi mitte kedagi aidata. Eestlasel on nii savim ka kõigist teistest inimestest ja kuidas teistel läheb. Palun, kõik, kes te praegu vaatate, te olete Eesti tulevik ja tuleviku lootus, nii et nagu palun, praegu on teie võimalus teha Eesti paremaks riigiks, kus elada. Lihtsalt, ma ei tea, aidake, olge rõõmsad, olge toredad, ei ole vähe vinguda. Järgmiseks, eestlane ei kuula mitte kedagi. Eestlane on põikpäin, et tema teeb, mis ta tahab ja ta arvab, et see on õige ja lõpuks kui kukub, siis ta sõimab kõiki teisi. Nagu Eesti on siuke, eestlane on siuke, jälle siuke. Eestlane on selline rahvas, kes räägitakse ja kuidas eestlane on selline rahvas, kes hoiab kokku ja oh my god, et läbi ajaloo me oleme kõik nii kokku hoidnud ja väike riik nii kokku jälle ja ma ei ole küll aru saanud, aga et eestlane kokku hoiab. Minu meelest eestlane on siuke inimene, kes üritab teisele eestlasele võimalik palju sitta keerata ja absoluutselt ei kuula ja ei huvita, mida keegi teine tahab. Võib-olla kunagi hoidis Eesti rahvas kokku, ma ei tea, siis kui mind veel olemas ei olnud, see on täitsa võimalik. Aga tänapäeva nii palju, kui ma väljas olen käinud ja nii palju, kui ma näinud olen kõike uurinud selle kohta, enese videot ka, kui ma uurisin veits nagu eestlaste kohta, siis nagu Eesti rahvas ei hoia üldse kokku. Nad lihtsalt sõimavad üksteist, lihtsalt vihkavad üksteist nagu. Issand jumal, ma olen närvi selle teemaks varsti. Nii, lisaks eestlane ei oska öelda aitäh, lihtsalt täiesti tavaline sõna, näed, aitäh teile kõigile, et te vaatate seda kanalit siin praegu. Suured tänud, te olete musid. Tavaline eestlane ei oska sellist asja öelda. Eestlane ei tunnusta mitte kedagi, mitte kunagi. Nagu ma räägin keskmisest eestlasest. Okei, teeme asja selgeks. Ma räägin siin keskmisest eestlasest, sellisest nagu... On kindlasti sellist eestlasi, kes on täiesti rist vastupidi kõigele, mis ma siin öelnud olen.
aga nagu ma pakun mingisugune 70%, 60% eestlasi on sellised, millest ma praegu räägin siin. Muidugi on alati erandeid, aga jah, enamus ikkagi. Nii et kui sina selline ei ole, siis suurepärane. Väga cool, aga kahjuks enamus eestlased sellised on. Eestlane ei tunnusta mitte kedagi. Kui kellegi läheb hästi, siis eestlane on pigem selline inimene, kes mitte ei soovi talle edu edasises elus, vaid hakkab teda sõimama ja nii-öelda heitima, et ta julges midagi teha. Oota, mul pani mõte juba rändama ära praegu kuidagi. Eestlane saab väga kiiresti kadedaks lihtsalt ja täpselt ongi jälle see, eestlane ei taha, et tema kaasmaalasel läheks hästi. Ta lihtsalt ei soovi see, tema peab olema seal kõige tipus ja mitte keegi ei tohi temast parem olla, mitte kuidagi moodi. Ma arvan, te saate kohe näite siit samast video kommentaariumist. Kui te lähete siin alla, siis ma võin reaalselt oma lambi panti panna, et praegu keegi kommentaariumis sõimab, et see on nii mõttetu video, see on halb video, et mina olen mõttetu. Kõik YouTube'id oleme mõttetud, miks me üldse midagi sükest teeme, nagu täiesti mõttetu, mis me elule juurde anname. Olen näinud sükseid, et me saame vaatamisi selle eest, kui ma sätin oma soengut. Nagu, see ongi ehtne näide sellest, et inimene ei taha, et teisel hästi läheks. Kui näiteks mul lähebki praegu siin YouTube'is hästi, või siis meil siin kõigil YouTube'idel läheb praegu YouTube'is mega hästi, siis eestlane mitte ei ole nagu, et väga super, Gregor, väga super YouTube'id. Teil läheb mega hästi, ma olen nii õnnelik, et teil läheb hästi. Ma soovin edasises elus väga palju edu teile ja ma loodan teile veel paremini jõuad hästi kaugele. Sükest asja eestlaste poolt tule, vaid tulebki see kohe sõimu. Ja lisaks eestlastel on mingi... Seletasakest selle sama teretamise juurde tagasi, mis enne rääkisin, et eestlane ei taha suhelda mitte kellegiga. Mitte ühegi isegi natukene võõraga. Ma saan praegu ühe näite siit tuua, et just üleeile reede ma liikusin Carlosega koos Rauno juurde. Rauno pidas sünnipäeva ja bussis ma täiesti viisakalt, nagu ma jäljen täpselt, mida ma ütlesin. Üks mees istus, 2 kohta oli, ta istus siin oli kott, hoidis oma kotti siin. Ma läksin tema juurde ja siis viisakalt palusin, et vabandust, ma sooviks istuda, kas saaksite oma kotti siit ära tõsta. Ja siis ta mitte ei tõstnud kotti niisama ära, vaid lihtsalt esiteks ta sõimas mind alguses, nagu ma ei tea millega hakkama saanud, et kuidas ma elus ei julgen ühe eestlase kõrval istuda, ja teiseks ta hakkas karjuma, et kas näed, seal on ka kohti, kas sinna istuda ei taha või. Meil oligi see, et Carlosega nagu kõrvuti istuda, et 2 pinka niimoodi vahepeal oli koridor ja siis nagu need kohad siin olid tühjad ja siis mõtlesime, Carlos saab siia, mina istun siia. Et saaks nagu kõrvuti istuda, mujal igal pool ei olnud kõrvuti kohtasid mitte kuidagi moodi. Ja siis ta oli nagu, et kas ta sinna ei taha istuda. Ma ütlesin, et vabandust, ma tahaks siia istuda, et miks ma sinna pean. Ja siis ma lõpuks andsin alla. Ma läksin Carlosega eemale, teisel pool bussi, saime seal enam istuma. Ja siis pärast paar peatust hiljem nägin, kuidas kõndis mingisugune tüdruk sisse, mingi siuke ilusam neiu, vaata. Ja siis see vend tõstis kohe koti kõrvalt ära, pani endale sülle ja lasi tal istuda. Eesti rahvas on üks tolakari, nagu ilma naljata nagu. Mida ta kartis muld, et jumala eest ma ei puudutaks teda, jumala eest ma ei istuks ta kõrvale. Ehk nagu eestlane ei taha üldse teist eestlast enda kõrvale. Ja siis Eesti rahvas või kõik siin räägivad, et Eesti on nii kokkuhoidlik. Ei ole küll siuke mulje täpselt jäänud, aga jah. Okei, aga ärme hakka seda videot väga pikaajaga ajama. Ma ei ole kõige parem jutustaja, ma ei ole kõige parem nagu probleemide välja tooja ja asjad ära põhjendaja. Aga ma tõsiselt loodan, teile meeldis see video. Nagu näha, siis kogu terve selle Eesti teemaga kõik teevad lihtsalt rääkimise. Huvitav, kas see on märk milleski, et kõik räägivad sellest. Keegi ei suuda mitte midagi teha Eestiga, lihtsalt kõik räägivad. Ma ei tea. Või tegelikult ma arvan, et kui tehagi niimoodi, et me kõik teemegi järjest lihtsalt ühe sükse tavalise rääkimisvideo, siis tegelikult see on isegi hea ju minu meelest. Sest nagu te saategi meid paremini tundma õppida, saate aru meie maailmavaatest ja saame natuke suhelda üksteisega, sest kui see ainult kogu neid challenge'id ja sketše teha, siis nagu vaata, me ei saa niimoodi suhelda, vaata, aga kui me lihtsalt räägime teile otse nagu midagi, siis on ju täitsa armas ju. Või mis?
kirjutage alla kommentaariumisse, kuidas teile meeldis see. Kindlasti võite minna vaadata ka üle minu kanali ja näeme teid juba järgmises YouTube'i videos. Olge nii ka mõeldud. Tšau. Fuck, ma ei ole, see ei ole minu kanal. Olge mõeldud. YouTube'id! Saate aru või? Minu jaoks on juba jumala suvi käes, aga väljas on lumi maas. Ma lihtsalt ei saa aru, mida see ilmataat teeb nagu. Ta on ka mingi eestlaseks hakanud vist või?